Tšau, pole ma näinud, pole ma kuulnud, aga nüüd ma siis lähen jalatrenni. Ei teagi, millal ma viimati jalatrennis käisin, aga tuleb ennast liigutama hakata, olen nii mugavustsooni jäänud, et endal hakkab ka paha juba. Ehk siis lähen vaatan, mis see trennis täna teha on. Mõtlesin, et kuna eelmine nädal oli selline väga lahja trenni nädal, siis lähen vaatan, kuidas ma seal nüüd oma raskustega paika saan ja siis ma annan teile pärast teada siis. Nonii, käisin ära. Veits punane. Nonii, pool koduteed on käidud, nüüd on vähe vaiksem. Saan siin natuke rohkem rääkida. Aga mul siis oli eesmärk suveks võtta 5 kilo alla. Tänast ilma vaadates ongi suvi ja eesmärk on täidetud. Eesmärgi täitsin siis tegelikult ikkagi toitumisega. Ainult puhtalt trennis käin ainult sellepärast, et kui see rasvakiht maha koorub, et siis oleks nagu ka kohe olemas see kehakuju. Et 2 ühe hinnaga nagu meil suurtel on see võimalus, et teeme trenni ja võtame alla ja ongi kohe nagu siis see kehakuju ka olemas, mitte ei ole selline väsinud ja lõts. Ja miks muidugi teine asi, miks ma trennis käin, on see, et vanus on ikkagi sealmaal, küll alla 40, aga siiski lihasmass hakkab kaduma ja liigesed ja asjad hakkavad kuluma ja ei taha olla nagu vanaema 40-aastaselt, et ei jaksa enam näiteks rohida, ei jaksa enam tööd teha õues. Et seda ma olen ka märganud, et nüüdseks on aiatööd või siis üldse majapidamistööd on palju kergem teha. Ei ole mingi vaev, et kõik asjad käivad palju paremini ja lihtsamini. Ja ütlen ausalt, et 80-aastaselt tahaks ka nagu ringi liikuda ja kõbus olla veel, et tegelikult on see kõik võimalik. Aga ühesõnaga siis eesmärgi suhtes on niimoodi, et eesmärk on praegu mitte kaalus juurde võtta. Hoida ennast aktiivsena, et kui ma ennem käisin 3 korda nädalas trennis, siis ma nüüd, ma hingeldan, ei ole harjunud kõndima, et ma siis jätkan niimoodi, et vähemalt 2 korda nädalas käin jõusaalis. Ja siis 1 päev võiks teha midagi aktiivset lihtsalt, et see 3 päeva nagu jääks, aga just jõusaalis ei pea nagu ma ennast siis seal väsitamas, et tegelikult see võttis jumala läbi, et kui sa oled kogu aeg kaloridefitsiidis ja teed jõutrenni peale, et siis ikkagi väsitab. Ei ole nagu mõtet hullus ka minna, sest lõpuks sa ei naudi enam seda protsessi ja sellel pole nagu mingi pointi. Et ma olen siin nagu 2 nädalat nüüd lükanud ja tõmmanud oma uusi mõtteid ja vanu mõtteid ja ei teadnud, kust nagu jätkata, aga arvan, et see on hea point praegu, et jätkan sealt, kus jaksu on. Et täitsa ära ei kaoks aktiivsus, sest see on nagu ikkagi mega oluline. Kuigi ma üldse ei viitsi, ma olen mega laisk inimene tegelikult. Et lihtsalt sunnin ennast ja nii tuleb teha, et toitumisega on ka, et ikkagi jälgin, mida ma suhu pistan. Teen ka toidud valmis, et nagu oskan niikuinii natukene vaadata juba, et mida, pidin korra kinni panema, et oskan vaadata toitude osas, et mida miskid kilokalorid on, et see on ka tegelikult päris, ma ei teagi, kas hea või halb, aga toidu peale vaatad suht kalorites, mitte seda, mis seal on. Täna ka elukaaslane sõi jogurtit ja vaatasin, anna ma maitsen ka. No päris hea on, aga liiga palju suhkurt on sees. Et ei raatsi seda iga päev süüa mulle sisse, et mis sest, et maitseb hästi, et maitsestamata jogurt puuviljadega on täpselt sama hea. Aga jah, vaatab, mis siis saab ja arvan, et hoian teid kursis.
et kuidas läheb ja kuidas selle aktiivsusega, sest et inimene on loomult ikkagi mega laisk ja kui vähegi võimalust anda, siis ta seda teeb. Et vaatame. Aga okei, oleme hästi jõudmas koju ja tšau. Väiksed nummid, kes mind alati ootavad koju tulles. Joo! Tšau! Hullud.